Teadlane ja õpetaja Jaak Urmet, palun. Jah, nii kenasti öeldud, et õpetaja on praegu õpetaja rolli pandud. Ja siin kirjandusseadlane ka. No jah, pigem nagu loolane, aga võib-olla ka teadlane. Aga selgub, et õpetaja tõesti, ja ma olen märganud, et olles nüüd 6. või 7. aastat õpetaja, siis minu maneer rääkida millestki on saanud tugevalt kahjustada. Pedagoogika on võtnud minusse võimust, et kui ma hakkasin tänaseks ettevalmistusi tegema, siis ma tegin neid ettevalmistusi ja avastasin, et Jaak, jälle sa justkui valmistad tundi ette. Ja see teema on ka, seepärast, et kui teemaks on Enn Vetemaa jäljed, siis see on puhtalt see, mida ma teen kirjanduse tunnis. Mul on seal umbes 20 minutit aega, et rääkida kirjanikust, sest õpikuid ma ei saa kasutada, õpikutes ei ole midagi. Õpikute tekst on keeruline, ma pean rääkima, vaatame inimestele otsa, rääkima 20 minutit tahvlil ja enda isiku läbi. Miks me sellest inimesest räägime, miks ta on oluline? Ja Enn Vetemaa jäljed ongi puhtalt see, et miks me temast ühiskonnas räägime, miks ta on ühiskonnas oluline, mis ta on teinud. Nii et minu ettekanne keskendubki siis inimese jälgedel. Jätame need jäljed kõrvale, mis ta on siin, ma esimeses osas täna nägime, kui palju on järglasi, lapselapsi, see on suur varandus, suur õnn, nad kõik meenutavad teda suurepäraselt, oleks mul siuksed lapselapsi kunagi, kes mind noodi meenutavad, või ma oleks uhke tunne. Nii et jätame need jäljed kõrvale, me räägime praegu loomingulise ja ühiskondliku inimese jälgedest. Ma hakkasin tegema mingisugust pingerida, aga siis ma avastasin, et need jäljed jagunevad nagu kaheks, nähtavad jäljed ja nähtamatud jäljed. Ja osad on nagu kattuvad, et nähtavad jäljed viivad kuhugi, kus on nähtamatud jäljed. Nii et ma proovin sellest ka siis järge pidada. Ma reastasin need jäljed kõigepealt edetabelisse nagu inimene tänavalt, ehkki me kõik oleme inimesed tänavalt. Kui inimene tänavalt võiks Enn Vetemaalt teada või temaga seda suhet oma vaimusilmas leida. Nii et see on selline, esimesed jäljed on tuntuse või ühiskonnas olulisuse jäljed. Ja mina arvan, et ehkki ütleme kirjandusteadlane ja kirjandusõpetaja peaks hakkama rääkima muidugi romaanidest, Monument ja Pillimees, siis ma siiski arvan, et ühiskondlikult või ühiskonnas ei ole need kõige võimsamad jäljed. Et kõige võimsam jälg on ikkagi see, mis puudutab tema stsenaariumiga tehtud film. Mehed ei nuta, noor pensionär ja siin me oleme. Et need filmid elavad lihtsalt oma võimsat elu. Ma ei tea, kuidas nüüd uued põlvkonnad on nendega suhestunud, aga nad ilmselt peavad nendega suhestuma, sest nad on muutunud võimsateks filminähtusteks, nendega võrreldakse iga uut Eesti komöödiat, öeldakse, et ei tea, mehed ei nuta, vaatame 5. korda, aga seda asja, kas me teist korda vaatame, eks ole, nad on nagu maamärgid. Ja kui me räägime, ütleme, sellest tekstist, need filmid on tekstiliselt väga tugevad, nad on jätnud meile ühiskonda väga palju tsitaate, paroole, Seltsimees Emalendur, Andestus Lammas konsumeeris meie apellatsiooni, ehkki muidugi kõike läheb Vetemaa nahka loomulikult, et seal kõrval oli ka Sulev Nõmmik ja väga palju oli see ka näitlejate enda improvisatsiooni, seal Mehed ja nuta filmis on, keegi ütles, milline kena ja hamba poolt puretud talu, see oli vist kellegi näitleja lause. Nii et need filmid on nagu kõige võimsam jälg, kõige võimsam märk ja tõtt-öelda see on selline kahe mehe geniaalne töö, muidugi seal nagu siin Rein ütles, siis sinna tuli juurde panna ka Ülo Vinter loomulikult, sest need filmides on tekst tugev, seal on nagu selline võimas ürgne koomika, mis ei ole nagu punnitatud paberlik koomika, vaid selline ehe koomika ja seal on ka muusika alati nagu olemas, muusikalised sellised mingisugused passused, mingisugused käigud, ütleme kas filmis Noor pensionär, eks ole, kus muusikaga markeeritakse mingid olulisi süžee pöörakud, eks ole, kui see Noor pensionär, siis on see Liia Latsiga. Ma ei mäleta, mis see nimi oli, Emalendur oligi nimi.
ema Lendur, eks, just, et ta oli juba hakanud tema kurameerima, ta süda oli õnne täis ja siis ta läks mööda Viru tänavat, kepseldes ja siis seal taustal oli mingisugune lõbus, üllas, ilus, mingisugune klassikalise muusika koht, ma ei oska kahjuks öelda, mis helilooja. Nii et, või ütleme filmis Mehed ja nuta, kus need sanatooriumist stseenid, eks ole, et need koridorid, kõik need trepid, kõik need imelikud arstiriistad, need pannakse kõlama lisaks muule ka läbi heli. Kõik need kummalised, ma ei oska neid helisid tekitada, aga ma näen, ma tajun seal taga seda komponeerimist õppinud helilooja sellist lisapanust siin. Nii, et filmid on see numero 1. Siis me jõuikeme romaanideni, Rein juba rääkis, laulusõnad. Ja mitte ainult laul Põhjamaast, muide. Mulle tundub, et mina vist olen täna 47 aastat vana ja ma olen kogu aja teadnud, et lumme uppunud metsatalud ja mõelnud, milline vägev kujund ja kui ma olen talvel sõitnud, vaadanud, lumme uppunud metsatalu Vetemaal oli õigus ja nüüd ma täna kuulsin metsasalud. Ja ma oleks mingisugune 3 eurot taskust ära võetud, siuke tunne on praegu. Et noh, aga ilmselt tüvi tekst peabki nagu tegema selliseid noh, mingisuguseid kaardumisi ja mullistusi. Ja see laul Põhjamaast minu jaoks ta ei ole nagu nii oluline, ta muidugi ilus, pateetiline, tead kuuled, sa mõtled, lumme uppunud metsa. Talud. Aga neid ilusad laule on veel võrratult palju ja minu jaoks on natuke kummaline, et Enn Vetemaa neid sõnu niimoodi teise järgustas, et minu meelest need Enn Vetemaa sõnad oleks kindlasti väärt liita tema luulekorpusega ja välja anda selline korralik köide, kus on need luuletused ja laulusõnad. Õige, täpselt nii ja see on korralik võimas väärt nagu muidugi Ott Arderi puhul. Ott Arderi puhul on ka üks raamat, aga meeletud töö, eks ole, laulusõnadega, telelavastustel, igasugused muud sellised asjad. Nähtamatu jälg, me räägime nagu nähtamatust jäljest, sest seda stsenaristi ei vaata ju keegi. Me räägime, oi Ervin Aabel seal, aga kas me näeme stsenaristi, ta on nähtamatu võimas jälg, eks ole, ka laulupeol. Noh, eks ole, me laulame seal midagi ja kas me tajume seda sõnade autori või helilooja suurust alati, kui vaatame seda ühendkoori. Või ütleme, noh, ma ei tea, mingi superstaar, eks ole, tuleb laulab, ütleme, noh, mingi superstaari nimi nüüd. Sarrap, Birgit Sarrap, tuleb laulab, eks ole, me vaatame Birgit Sarrap nii ilusti laulab, niiline suurepärane, aga tema taga on nähtamatu geeniuste korpus. Nii et stsenaariumid nähtamatu, laul nähtamatu ja lauludest rääkides see Pipi muusikal on minu meelest kulla aitse pärast, me teame sealt seda Pipi laulu ja Põhjamaa laulu. Aga minu lemmiklaul seal on hoopis Pipi unelaul ja sest Pipi unelaulus ma võiks juba eraldi tund aega lihtsalt rääkida selle psühholoogilisi sügavusi. See meloodia on juba võrratakse, Julo Vinter on võrratult teinud. Sinust mul on hea meel, kell on 8, ei 9, ja see on ilus südamlik ja siis laubalesin suudlen ma, et see Katrin Karsma mängib nii. Ja me nagu täiskasvanutena me tajume seal taga mingit sellist hoovust, et Pipi igatsev ema suhe, Pipi igatseb mingit vanemlikku suhet, ta mängib, et ise enda ema, et see on selline hullumeelne selline psühholoogiline kujul. Noh, ma arvan, et see nõmmiku ja Vetemaa geniaalsus on selle sinna taha ehitanud, eks ole, selle Pipi vanemliku mängu. Või näiteks film Kevad südames, seal on rohket, eks ole. Seal on ka teine, eks ole, see taeval pilved kui laevad, ma ei mäleta, mis selle pealkiri oli, aga see on suurepärane laul kodust vist või? Õhk linnu häältest on tulvil, see on suurepärane, õhk linnu häältest on tulvil, see on suurepärane, see on nagu lumme uppunud metsatalud, õhk linnu häältest on tulvil. Või siis ütleme näiteks Majakene mere ääres, minu meelest on selle laulu Põhjamaast antipood, see on nagu suveversioon. Et talvel on lumme uppunud need ja siis suvel on, eks ole, noh, mis seal on, eks ole, ja meenub Lauri Neevel hüppab mööda kiva seal niimoodi ja siis mõtled, et oi ja mõtled, et Majakene mere ääres,
nii et, ja need on veel, tantsid sa võõra poisi pruudiga, nii et nähtamatu geenius tegutseb ja me pole veel jõudnud kaugemale teisest punktist, nii vaatame kella ka, 10 minutit olen rääkinud, olen plaanis, nii. Selle mõttes tunnikell ka ei halasta, eriti kui on söögivahetud, siis nad on 10 minutit enne. Nii, nüüd ma paigutaks siia romaani kirjanik. Ma ei ole kõikide romaane lugenud, neid on päris palju, aga ma pean mainima, et mulle tõesti väga sügava mulje jätsid Monument ja Pillimees, eriti Pillimees. Pillimees sisu poolest, Monument oma sotsiaalse tähtsuse poolest, sest aastal 66-65, millal see Monument ilmus, oli see ilmselt kogu sotsleeri lõikes meeletu kangelastegu sellisel teemal romaan välja anda, et see oli, noh, ma kujutan ette, et see on ime, see on tegelikult ime, et sinna raamat ilmus. Ja ta ilmus, et see oli meeletu menu, et me praegu Eesti kirjanikena me räägime, et oi, harga tõlgitakse Pariisis. Sorry, see on titepiuk selle kõrval, mida tehti Vetemaal. Või isegi Vetemaa on väga väike kategooria, selle kõrval, mida tehti Ego Rannetiga näiteks, aga jätame selle Ranneti kõrval. Et selles mõttes see monument ja väga suurt menu, tuntust ja tunnustust ja ma usun, et kogu sotsleer, humaanne osa sellest luges seda mõtles, et selline Eesti mees, Enn Vetemaa pole kuulnudki, vaat kus kirjutab, oi kus kirjutab, hästi kirjutab, eks ole. No millest see monument räägib, see räägib sisuliselt stalinismi hukkamõistust. See on vastiku, stalinistliku, karjeristliku mölaka paljastamine. Ja kus juures see on see traagiline, dramaatiline moment, sest õigluse võitu ei ole. Eks ole, peategelane, kes on ikkagi nagu aus inimene, see saab vastu päidi algu, läheb kuhugi Hiiumaale, Saaremaale ja ongi kõik, eks. Aga Pillimees kajastab reetmise teemat ja see on jälle selline väga valus teema, olles hästi palju rääkinud Vetemaaga nendest mälestustest, siis ta mõtles kindlasti need teemade peale, mis temast põlvkond, temast vanemad pidid tegema, eks tema oli sõjaajasega poisike, aga kindlasti ta mõtles nende asjade üle, mida temast põlvkond vanemad, kes olid nagu tegevad juba kuskil, pidid nagu, mis otsuseid, mis kompromisse, missuguseid lõivusid pidid maksma. Ja see Pillimees räägib tegelikult reetmisest, see räägib, kuidas õpilane, kes saab väga palju mingit inimeselt, väga palju olulist, väga palju head, see inimene teda toetanud ja selle tulemusena õpilane lihtsalt reedata ja isegi osa mitmes aktis, et kõigepealt, eks ole, kõnena, siis artiklina ja lõpuks oli vist ka suhteliselt isiklikus plaanis, sest kui sa oled kellegi reetnud juba kõigepealt, siis veel kord, siis sa tegelikult juba sul on häbi ja piinlik ta lihtsalt otsa vaadata ja sa lihtsalt ka isiklikult ei suhte temaga. Nii et see reetmise teema on seal tõesti nagu ajatud, tänapäeval see on nagu üldinimlik teema lihtsalt. Nii et need romaanid ja muidugi näkiliste välimääraja, väga lõbus film on tehtud sellest. Sellest on tehtud film, ma üritasin panna sellest toredamaid screenshot'e ka Facebooki ja sain Facebookilt bänni nädalaks ajaks, sest seal on mingid modellimaja, Tallinna modellimaja modellid, alasti, suhteliselt topless. Vetemaa ei teinud saladus sellest, et talle meeldib paljas naise keha, seda on tema romaanides, seda on seal näkineiudes näha, seda on seal filmis näha, et seal täitsa kummalised stseenid, kuidas mingisugused pullab piirivalvurid seal töllavad niimoodi, mingi paljas naine kõnnib ja siis öeldakse, näkk võrgutab piirivalvureid. Selline film on olemas, väga lõbus film ja Vetemaa teeb seal muidugi, näitleb ise ennast, ta kehastub seal näkkide uurijaks, eks räägib seal midagi piilupusast. Muide, teine Vetemaa etteastumine on ka filmis olemas, filmis Noor pensionär, kus emalendura jookseb mööda paraadi, siis seal on koht, kus kaks meest aitavad ta rahva hulgast alla sinna paraadi korrusele, kaks meest aitavad niimoodi ja üks neist on Enn Vetemaa niimoodi, et Enn Vetemaa teeb seal filmis nagu mängib siis sellist statisti. Markus kinnitas, et see nii on kunagi. Nii, jäljed, filmid, laulud, romaanid. Nüüd spetsiifilisemad jäljed. Mitu minutit mul jäänud, mul praegu see segamine. 10. Väga hea, suurepärane ja millegi. Luuletamise puhul muidugi. See luuletaja Vetemaa, kui nüüd laulusõnad kõrval jätta, jääb natukene vist varju romaani Vetemaale.
aga minu jaoks see luuletamine või luuletaja Vetemaa toob esile humorismi, see toob esile mingisuguse huumori ja täna kuulates neid järglasi, kõigil on see huumori touch nagu olemas, et ta tuleb ja kuidagi nagu see huumor tuleb, ma ei tea, muidugi on ju olemas kas vanaemad ja muud hõimlased, kes tulevad, äkki nemad tõid rohkem huumorit peal Võrumaalt, minu hullu tea. Aga see muhe huumor nagu tuleb nagu igalt poolt nagu välja ja Vetemaa puhul mulle meeldib see tema humoorikus. Romaanides seda võib-olla kohati ei tule, aga luules me tajume seda lihtsust, liblikalikku sellist kerglust, eks ole, eriti kui ta on kõrvuti pandud Paul-Erik Rummoga, kes saab nagu valulevalt kääksub nagu viiul niimoodi ja siis seal kõrval on selle tirelipsadi selline Vetemaa. Ja seda humoorikust tuleb muidugi, ütleme, mujal loomingus välja. Nii et see luuletaja ja selle taga olev humoorikus, mida ta toob ühiskonda, sest tegelikult Eesti ühiskonnas, Eesti on selline luterliku moraali jäänuk, et vaat see luterlane ei naera, luterlane ei tunne elust rõõmu, luterlane teeb tööd ja kärvab liigtöötamise tulemusel, ta pannakse suur rist ja siis ta tunneb, et elasin hästi, aga luterlane ei naera. Ja seepärast Eesti ühiskonnas on huumor, on nagu natukene stigmatiseeritud, see on labane, tead, naerust tunned lolli, eks. Nii et see julgus naerda, julgus teha nalja, see tuleb nagu Vetemaa loomingust välja. See on üks jälg minu jaoks. Nüüd, veel üks nähtamatu jälg. Helilooja. No ma kuulaks küll mõnda oboe kontserti, aga ma ei ole kunagi ühtegi Vetemaa heliloomingut kuulnud. No, ma ei tea, YouTube'ist võib-olla tänaval või midagi leiab. Vot, autorikontsert, aga ma tean, et see ei meeldi mulle, sest see on liiga tõesti elitaarne. Ta ise rääkis ka, kuidas on ta jagas heliloojad kaheks, melodistid ja siis need teised. Et melodistid on Valgre ja Vinter, eks ole. Ja need teised on need, eks ole, kelles me räägime muusikatunnis, eks ole, kelles minu kolleeg räägib muusikatunnis, Šostakovitš ja teised. Aga see laulud ja muusika seal on nagu väga olulisel kohal jällegi tema loomingus. Kuid ise ta neid kergeid meloodiaid nagu ei teinud, et see on kummaline. Kummaline, et tal on sellised oboed ja mis igas kontsertiinod ja asjad, et olles nii palju teinud kergele muusikale, siis ta ise seda ei viljelenud. Kuid igatahes see jälg on olemas, ma olen see kunagi teinud ka väikse loetelus ja raamatus, mis ta kõik on olemas igasugused, neid on hästi palju, see on tohutult palju, see jälg on kuskil olemas ja seda tuleb sealt kuulama hakata. Ja tõtt-öelda ma olen võib-olla vale suunitlusega, ma olen selle kirjanduse suunitlusega, võib-olla tuleks see muusikainimene, ta räägiks hoopis niimoodi, et ma ei tea, mingit pillimeest ei olegi kunagi olemas, kuskil romaani, vaid on ainult, eks ole, oboe. Niisiis, nüüd üks moment veel tema elust. 6 minutit. Väga plaanis. Ühiskondlik tegevus. Ühiskondlikul tegevuses on nähtamatu tegevus jällegi. Ja olles nüüd kuulnud neid mälestusi ja lugenud, töötanud läbi kogu Eesti NSV Kirjanike Liidu arhiivi, mis on olemas Tartu Muuseumis, mis nüüdseks on digitud kõik, ta on saagast kättesaadav, ma olen kogu selle hiiglasliku materjali läbi töötanud. Ma võin kokkuvõttes öelda, et kui see Stalini aeg kõrvale jätta, siis kuskil sealt 50. keskpaigast alates Kirjanike Liidu organisatsioon toimis oma liikmeid kaitsvalt, toetavalt, kus vähegi oli võimalik, kaitses, toetas, aitas. Ja Vetemaa oli ka osa sellest süsteemist. Ta oli, kas näiteks oli luulekonsultant, ma mäletan mingisugune grafoma nimega Vello Sepp on kunagi andnud meile raamatu sellest oma luuletustest, mida keegi tahtnud avaldada ja kirjad, mida talle siis toimetustest saadeti. Ja need kirjad on oi kui kurjad, Vello Sepp oli väga hüsteeriline mees. Kus ta sõimas, ähvardas, paneme vangi, pokri, no paneme sa kinni, eks ole, parool. Ja ma olen lugenud enne Vetemaa vastus, kus ta niimoodi mahedalt niimoodi leebutab seda kõike ja ütleb, et rahu, ei ole hullu, kui tahategi kinni panna, no pole hullu. Ja see on jällegi nähtamatu töö ja muidugi tema töö partorgina. Just, Rein teab seda,
just, see on jällegi nähtamatu ropp töö, mille eest keegi aitäh väga ei ole öelnud, ei ütle ka, aga see on jällegi eriti 80-ndatel, kui oli loomeliitude pleenum, siis loomeliitude pleenumi üks nähtamatu mutrik oli ikkagi Enn Vetemaa, talt küsiti, tehti kirjalik ilus eelpleenum ja tähtis parteilane, ma ei mäleta, kes oli Vaino või Ristla, keegi küsis, kes vastutab ja Vetemaa ütles, mina vastutan. Vetemaa vastutas, toimus e-pleenum, toimus päris pleenum ja pärast seda päris pleenumit oli õhkkond juba palju-palju teistsugusem kui enne. Nii et see Vetemaa töö partorgina Kirjanike Liidust laulva revolutsiooni ajal on kindlasti üks oluline jälg, mida võib-olla kohe ei näe. Nii, mäletaja, see on jälle üks nähtamatu jälg ja see tuleb esile siit raamatust. Läksin tema juurde lugusid kuulama, sest mul oli öeldud, et oi, mine selle Veteka juurde, ta räägib Vanapast jube hästi. Ja läksin Veteka juurde ja rääkiski Vanapast jube hästi ja mina sain aru, et oi, Vanap oli kõva mees. Ja siis läks jutt Smuulile ja läks Pandile ja Tiidusele ja muud kui rääkis, mitte ühe korraga muidugi, ma käisin mingi 6, 7, 8 korda. Ja kus tema ikka rääkis? Ja kusjuures ma üritasin, et ta ise ka räägiks endast. Ja siis see tuli mingi üks lause, et õppisin Kontsis, aga Kontsis meil oli Heimar, ma ei tea, mis seal oli meil, Lemba ja oi, mis meil seal kõik oli. Ja ta ei rääkinud selles raamatus, ta ei rääkinud ise endast või nendes juttudes. Nii et seal tuleb nagu see Vetekas ise tuleb kaudselt, aga jällegi see mäletamine. Ta oskas nii hästi teha sõnalise portree, see on suur kunst meeles pidada, selekteerida oluline ja sellest panna kokku sõnaline portree, see on väga suur kunst ja Vetemaa oskas seda suurepäraselt. Ma mäletan, kui see raamat ilmus, läks poodi, siis vanalinnas tuli mulle vastu Aksel Tamm ja oma sellise kiire kõnnaku tuli meil, tervist, Vetemaa raamatud lugesin, suurepärased lood, ütles ta mulle ja läks edasi. Nii et Aksel Tamme heakskiit ja Aksel Tamm, mis oli täpselt samasugune suurepärane mäletaja. Nii et mäletamist tasub õppida samuti Vetemaalt ja muidugi siin inimesed, kes ütlevad, et ju nad natukene fabuleerisid. Noh, ma loodan siis, et natuke. Niisiis, viimasena üks jälg, see on võib-olla natuke isiklik jälg, see on võib-olla minu isiklik, ütleme jälg minu isiklikust kokkupuutest Vetemaaga. Ja mulle meeldis tema lugudes, tema suhtumises see, et ta väga keerulisi konflikti olukordi suutis ikka kuidagi leebemalt näha, näiteks Tiiduse puhul. Võiks öelda, et Tiidus oli kohati, oli ta jube mingisugune silmakirjalik mölakas, kes võttis koosoleku kokku, ütles, et nii, me kõik õõnestame Nõukogude võimu, et sina Vetemaa oled ka mingi, ma ei tea, mis asja, sina Valdo Pantüse tegid seal, see on kõik Nõukogude vastane. See on natuke selline, kuidas ta ütleski, patukahetsus. Ja Vetemaa niimoodi väga rõõmsalt mõistis seda, selline mõistus, Tiidus siis natukene tegi patukahetsus. No me elasime üle ja pärast läksime üle Kunglas konjakit edasi. Või näiteks Leopold Piibu luuleharrastus. Meie võiks öelda, et Leopold Piip üritas maksku, mis maksab tegeleda graafomaaniana. Aga Vetemaa ütles, et no aga kas siis peab nagu, vaat meil siin Vahur Graaf ka maalib. Et jumala pärast inimene võib ju tegeleda selles asjaga. Või et noh, ei peagi kõigile mingisugune dodekafoonia meeldib, et on inimesi, kes armastavad pre-rahvaeliite, et see on täiesti okei. Või et, mis siin veel oli, isegi Rist Laanta üritas natukene mõistvuse paradigmasse suruda, et peame siis ütlema Reino kohta halvasti, tema väimees mängib minu etenduses, mängib ühte rolli ja tegelikult mina sain Reinoga hästi läbi, et peame siis ütlema Rist Laanta kohta pahasti ja ju endki. Nii et sellist suhtumist ja hoiakut on ta minul isiklikult mitte otseselt õpetanud, aga ma seda võib-olla tema pealt nagu õppinud. Küsimus. 2 minutit. Ma lihtsalt ütlen, et ta tõesti imetles inimesi ükskõik kellestki.
kes kõik me pidasime võimatuks ja mina püüdsin rääkida Rannet, kuidas ta meiega käitus ja kõik. Aga tema nägi, et see oli nii huvitav ja tema jaoks oli nii põnev. Ja vaat ja see, kuidas ta Ranneti tõmbas naha üle kõrvade, sest Rannet üritas tõmmata Ennut naha üle kõrvade. Aga Enn tõmbas Rannetit naha üle kõrvade, vaat see ikkagi ka nagu, õpetab. Vaatame elu. Milline suhe on ristirahvaga sinu endal? Ma ei ole seda isiklikult lugenud, aga ma tean, et see on üks neist romaanidest, mis tema puhul kindlasti olulised. Mina lugesin ja minu jaoks oli ka see tõepoolest selline humoorikas kiiksuga, millega tegelikult need väikelinna teatri näitlejad üles leidsid, kui nad seda esitasid, nii et igal juhul seda ta oli. Nii, aitäh teile!